Mulle meeldib hommikul ärgata mõeldes, päeval vastu vaadata, et mis huvitav küll täna saab. Kui sina tahad teada, mis täna saab, siis subscribe, like ja comment. Aga täna, Martti. Martti, kui vanaks sa oled mõelnud, et sa elada tahaksid? Et kuule, ma ikka vahepeal mõtlesin, et ma saan vahepeal kuulsaks ja siis see 27 jääb minu jaoks nagu läheks. Sest nagu tead küll vaata see konspiracy teooria, mis me rääkisime. Aga nagu... See on ka mööda siis sul juba või? 27 või vana sa oled? Vana ma olen 27. 27. Olen hea 27. Jaa, sul on viimane aasta. Ma käisin kuskil ja kuskil keegi küsis mu käest ka seda, siis mõtlesin, et ma tahaks kaua elada. Nii et ma arvan, et väga tore oleks, kui mingi 86 oleks nagu suudaksin kätte saada. Kuigi 200 oleks ka päris tore. Kui ma suudaks nagu olla veel tegus ja asjakohane, et saad hakkamastega. Külmutama pead ennast, et nii vanaks elada. Aga ühesõnaga, mina tahan elada täpselt nii kaua, et ma suudaksin elada ja oleksin täisväärtuslik ühiskonna liige. Ehk siis kui pensionil lähed, siis on outfiters and just fine. Nagu siin üks meie minister ära ütles, et kui naine on 50 aastane, siis ta on maha kantud juba. Veel isegi noorem, ma täpselt mäletan, igatahes väga väike number oli 30 ja maha kantud ja mingi suke. Esimene punkt. Aga kuidas ma siis saan elada kauem? Kuidas sa saad elada kauem? Okei, sa oled uurinud minu elustiili. Lauri käis minul nädal aega järgi, vaatas mida ma teen siis ja uuris, kas millal ma vetsus käin, kas ma peaksin rohkem vetsus käima, nii et anna tulla, kui tihti ma peaks vetsus käima. Tihtilugu lõikasin ka kanalisatsioonitorud läbi, et näha, mis sealt välja tuli, et kas on nagu tervislik kohev, piisavalt värske või on tegemist kinnisorganismiga. Jõuamegi kohe kõige esimese olulisema asja juurde. Toit on kõige lõpeta töödeldud ehk poolfabrikaadi söömine. Palju sina sööd poolfabrikaatset toitu, mis on siis valmis tehtud kusagil kaubanduskeskuses leti kile all? Kile all nagu vorstid. No põhimõtteliselt, kui sa lähed ja ostad endale burgisupi, see on ka poolfabrikaat. Kui sa ostad endale näiteks ala valmis tehtud burgeripoes, see on poolfabrikaat. Külmutatud toit, mis sa üles soojendad ja valmistad, on põhimõtteliselt poolfabrikaat. Põhimõtteliselt kõik, mis ma teen, on fabrikaat. Üsnagi, ütleme see 50% kindlasti, ma arvan. Kuidas sul endal on? Ma käin väga vähe söömas sellistes kohtades. Sa käid väljas söömas, ma saan aru. Siin on nagu vaesed rikkad. Ei, ma söön ka väga palju kodus, mul pruulitab väga hästi süüa. Aga miks siis poolfabrikaadid on halvad, on süües peamiselt töödeldud toitu saab keha liiga palju soodiumi, halbu rasvasid, liigseid suhkruid ja liiga vähe kihutaineid, mis viivad rasvumiseni, südamehaigusteni ja loomulikult vähini. Järgmine punkt sellega sinul probleemi ei ole, mina natuke stragelin. Jäta maha suitsetamine. Ja siis mokatubakas viga tubakatooted selle juures. Absoluutselt, jaa. No, see ilmselt ei vaja selgitamist, mille pärast suitsetamine oleks vaja maha jätta. Mitu suitsu sina oled elus teinud? Ma võin rääkida seda tegelikult ühe loo, nagu väikse poisina. Ma arvan, et väga paljud noored on selle läbi käinud, nagu mina käisin. Tahad olla kõva vend, on ju? Jõhkralt kõva vend tahad olla. Kuidas olla kõva vend? Vaatad, suured inimesed teevad suitsu. Suured poisid teevad suitsu, just. Ja siis mõtlesin, ma tahan ka kõige kõvem vend olla, mis tõttu ma pean ka suitsu tegema. Ma panin vist vanaisalt mingi leegi suitsupaki tõuri. Panin selle ette. Ühe tegi sõbraga pooleks ära, siis hakkasin teist mingi natuke hiljem kuskil tegema. Siis ma ei saa võtta endale. Ja kõik sinna minu suitsetamine jäigi. Ka mina varastasin emalt rumbasuitsu, läksime sõpradega seda võsa taha suitsetama, tegime esimese suitsu ära, normaalne, tegime teise suitsu ära, normaalne, tegime kolmanda suitsu ära, normaalne, siis tuli ka mingi see, kus tahtsid cool mees olla, panin suitsu ette, normaalne ja siiamaani üritan sellest normaalsest lahti saada. Ära istu paigal! Okei. Selleks, et elada kauem, ei peas olema mitte mingisugune spordihunt, kes liibukates mööda linna kogu aeg ringi jookseb, vaid piisab sellest, kui sa ennast 5 korda nädalas vähemalt 30 minutit järjest liigutad. Nagu me juures olevalt pildita aru saame, siis Martti ei liiguta ennast 5 korda nädalas 30 minutit järjest. Ma see täna kõik tasa. Muidugi, see on ju eestlase põhiline trenni tegemismeetod, et pole aastad trenni teinud, lähed trenni, siis esimese trenniga saad vormi, teisega tugevaks ja 3. trenniga olümpiale ja siis lõpetad kusagil haiglas. Martti, tule siia, ma räägiks suga veel teemal natuke edasi. Nii, sul on sinu päevane trenn on tänaseks siis tehtud. Just nimelt. Väga tubli poist, ma lähen teen selle pärast ära siis. Ära hoia viha endas. Sellega on probleeme. Ma peaks minema Google'i trenni, kus ma saaks lüüa inimesi. No kui sa oled taiboksi trenni, sa loomulikult saad inimesi lüüa. Aga see vist on tüüpiline Eesti meeste
nii-öelda nagu liigihaigus või mingi asi, et sa tunned ka, et sinus on see nagu viha ja äng alles kinni? ei, mul nagu viha ja äng ei ole, aga ma tunnen nagu, et ma hoian nagu üldse väga palju emotsioone endas kinni, et rõõmu ma muidugi lasen nagu välja, aga siuksed nagu häirivamad asjad ikkagi nagu suuremad mured, mida tegelikult peaks nagu kodus nagu naisega arutama või nagu rääkimisi. Aga viha võib siis olla väga suur emotsioon, aga alati tasub ennem kaaluda, kas see väljaelamine on ikkagi seda väär. Vihastamine kahjustab meie närvisüsteemi ja südant. Pidev vihastamine viib vaimse ja füüsilise stressini. Stress tapab, kuna keha muutub nõrgemaks ja ei suuda enam haiguste vastu võidelda. Me peame selle välja endast elama, nii et väga soovitav on osta endale koju boksikott. See on üks viis ennast, kuidas välja elada. Ma tean inimesi, kes elavad ennast välja niimoodi, et nad lähevad näiteks lihtsalt jooksma või teised inimesed joovad ennast maani täis, mida ma kindlasti ei soovita, et need... See on nagu fighting fire with fire, jah? Ja, täpselt, ja vihma käest räästa alla selle kohta eesti keeles hea väljend. Mina lähen mängin neid mänge ja tapan inimesi mängudes. Väga hea viis, sest et sa ju ei tee mitte kellelegi halba peale Liinast, et ta peab kannatama, et see on arvuti mängus. Mul endale kodust samasugune. Ja selle kana ma pean suga ka ära kitkuma. Mart eelmise loo ajal tutvustas siis minu perele Fortnite'i ja sellest ajast saadik on mu naine lihtsalt õhtuti nagu mingid tundideks. Aga ta mängib PUBG-d mitte? Ta mängib PUBG-d. Aga minu potato. Sama asi. Tähes sulle Marti selle eest? Mõtle selle, sa peaksid oma naisega rääkima, tal on ka vihaprobleemid. Seda on tal kindlasti. Ta peab ju minuga kuidagi hakkama saama. Ära ole üksinda. Väga hea, juba korras. Iga hommik alustame siit hommikut koos. Inimene on siis sotsiaalne loom ja selleks, et vaim püsiks terve, tuleb olla pidevalt seltskonnas. Olla sotsiaalne vähendab stressi ja tugevdab immuunsust. Tugevad ja head suhted hoiavad meid tugevana ja halvad suhted muudavad meid nõrgemaks ja viivad jällegi stressi juurde, mis põhjustab igasuguseid haiguseid, näiteks nagu südametakk, infarktid, kõik sellised. Just nii, et kui sa tahad, oled fuckboy ja tunned, et su süda hakkab haigeks, pead sa leidma endale tugeva suhte, sest et see päästab sind südameinfarktist. Ja selle tugeva suhte ümber võiks olla veel inimesi, kellega sa suhtled. Ära mõtle, et ainult suured asjad loevad. Kas ma seletan sulle seda? Palun seleta mulle, mul on nagu meeldivad, ei, ma saan aru, et väiksed asjad, et sa pesed hambaid ja... Ja, suured ja radikaalsed muutused võivad olla sulle head, kuid neil võivad olla ka omad tagasilöögid. Järgmine kord, kui sa plaanid hakata korralikult toituma või trenni tegema, siis sihi natuke madalamale. Tee üks väike muudatus korraga. Näiteks ärka 10 minutit varem ja tee endale üks korralik tervislik hommikusöök ja lõunasöök ja joo teed ka hommikul on ju. Või tee plaan, et käid esialgu ainult korra nädalas. Ja kui oled valmis uuteks muudatusteks, siis pushi ennast edasi. Mina olen jooksnud sellega hästi palju vastu seina. Nii, esmaspäevast ma hakkan kuradi korralikult toituma, korralikult trenni tegema ja veel mingi asju tegema. 2 päeva teed seda ja siis oledki täpselt selline nagu mingi 3. päeval mingi mine pekki, ma ei viitsi enam. Ma ei saa, ma ei taha. Ja mina tegin trenniga väga hea muudatuse. Ma lõpetasin üldse ära. Sest nagu trenn, jõusaal stressas mind ja ma ei viitsinud sellega tegeleda. Ma võtsin selle üldse maha ja ma leidsin endale teised väljundid, kuidas ennast vormis hoida. Nagu lihtsalt käid jalutad mängid discgolfi. Käin jalutan mängin discgolfi ja teen hommikuti Martiga saadet. See on päris väsitav. Ära süüdista oma geeni. Kui su esivanemad on elanud 100-aastaseks ja sa arvad, et elad levolt sama kaua või su esivanemad on surnud kõik noorelt ja olnud väga haiged, ei ole sul mõtet süüdistada või tänada oma geene, sest et iga inimene on erinev ja oma saatuse sepp oled sa ikkagi ise. Ja selleks, et elada kauem, soovitan ma jälgida kõiki eelnevaid punkte. Tead, mis mul on väga hea kaua elamise nagu niuke põhitala või? Tee normaalselt kord keppi, siis on hea olla. No võib ja võtta sellega. Aga kui sa alustad päeva koos meiega, pannes all siin subscribe, on juba, ma arvan, sul pooled mured kantud sellest päevast ja sa oled päeval vastu palju rõõmsamana. Sest et sa oled ju päeva alguses kohe nii toredas seltskonnas. Just. Ja näeme juba järgmisel hommikul ka teiega. Tšauki-pläuki! Tšau! Olge muhedad ja olge terved ja ärge sööge sitta! Järgmises osas. Oi! Ta ei jõudnud kuhugi oma otsaga ju.